Tere kõigile! Täna uurime, mis on trapetsi kesklõik ja millised omadused tal on. Pane omale vihikusse ka sama pealkiri. Sa oled õppinud kolmnurga kesklõiku, nii et proovime trapetsi kesklõigu joonestada samamoodi. Kõigepealt läheb meil vaja trapetsit. Trapets oli selline kujund, mille alused olid paralleelsed. Ma teen ühe aluse siia, panen paika. Nüüd, kuna teine alus peab paralleelne olema, siis teeme ühe sirge, mis on paralleelne. Ma muudan selle paralleelse sirge punktiiriks praegu. Ja siis saame joonestada siit trapetsi ja tee endale ka vihikusse üks erikülgne trapets. Nii. Ja kui mul on see paralleelne tehtud, siis ma selle punktiirjoone saan lihtsalt ära peita. Nii, nüüd mul peaks olema trapets selline, et ma saan teda muuta ka võrdhaarseks, aga las ta olla siis praegult erikülgne. Nii, ja kesklõigu saab joonestada täpselt siis haarade keskpunkte ühendades. Selleks tuleb leida mõlema haara keskpunkt. Seda sa saad siit punktist leida. Midpoint on siis keskpunkt. Ja selleks tuleb siis algus- ja lõpp-punkti vajutada. Teisel haaral ka algus- ja lõpp-punkti klõps ja siis ta teeb keskele keskpunktid. Ja nüüd saame need siis ära ühendada. Nii, ja mina teen nüüd niimoodi, et trapetsi teen ma musta värvi ja võtan selle sisemise värvi maha ja kesklõigu teen näiteks roheliseks. Siis on paremini näha. Nii, ja need otspunktid võib ka muidugi mingit teist värvi teha. Ma teen need kõik mustaks ja natukene pisemaks ka. Nii, nüüd oleks meil hea välja uurida, et mis on siis trapetsi kesklõigu omadused, kuidas on see trapetsi kesklõik seotud nende alustega. Esiteks sa näed, et ta on alustega paralleelne. Paneme selle ka kirja. Ja teiseks paneme kirja siis trapetsi kesklõigu definitsiooni, et see on lõik, mis ühendab trapetsi haarade keskpunkte. Vaatame nüüd, kuidas saada teada kesklõigu pikkust. Selleks tuleb meil märkida siis joonisele aluste pikkused. GeoGebras on ka olemas siis nupp pikkuse leidmiseks. Klõpsame, alumine alus on meil 6 siin ülesandes, ülemine alus on 3. Ja kesklõigu pikkus näitab ta 4,5. Nüüd, kuidas on 3, 6 ja 4,5 omavahel seotud? Jah, kes juba näeb, siis kui me need 2 tükki kokku liidame, 2 alust, 6 + 3 on 9 ja 9 jagame 2-ga saamegi 4,5. Ehk siis tõesti kesklõigu pikkus on aluste aritmeetiline keskmine. Ja paneme selle ka valemina kirja ja kuna valemis on vaja tähistusi, siis joonisele kanna ka tähistused, et alused A ja B, nii nagu varemgi trapetsi korral, kesklõigu tähis on endiselt K ja kesklõigu pikkus võrdub aluste aritmeetilise keskmisega. Ja kui ma nüüd siin oma joonist proovin muuta, siis sa näed, et kui ma teen seda ülemist alust suuremaks või väiksemaks, siis kesklõigu pikkus samamoodi muutub just sellepärast, et aluse pikkus muutub ja kesklõigu pikkus sõltub aluste pikkusest. Nüüd sa saad lahendada ülesandeid trapetsi kesklõigu leidmise kohta ja oskad ka teha GeoGebras joonist trapetsi kesklõigu kohta.